kui sa oled umbes 30-aastane ja sul tekib soov hakata sporti tegema, võib-olla sa oled kunagi teinud midagi, võib-olla üldse midagi liigutanud, siis enne kui sa spordisaali tungid, minu väike soovitus, sa võiksid endale muretseda näiteks pulsikella. Näitab sulle, kui palju sa päeva jooksul liigud, samme loeb, samamoodi pulsi kohta on sul küllaltki hea ülevaade. Et see on selline esimene asi, loomulikult pead olema veendunud, et su tervis on korras, kuskil mingisuguseid põletikke, mingisuguseid selliseid segavaid faktoreid ei ole. Toitumise osas võiksid lihtsalt hakata kirja panema, mida sa sööd, mis kellaaegadel sa sööd, kui palju sa sööd. Ma tean, et see ei ole tüütu, aga ta annab sulle päris palju sellist tagasisidet. Kaaluda võiksid iga päev ennast, et enne veel, kui sa spordisaali lähed, siis tegelikult on hea, kui sa teed sellised elementaarsed tegevused. Hakkad rohkem liikuma, hakkad rohkem samme tegema, et ega spordisaalis ka, kui sul seda nii-öelda vundamenti all ei ole, siis on kole raske nullist alustada, et kõige lihtsam, mis sa saad teha, et leia see aeg, leia võimalus, võib-olla kui sul on mingisugune lemmikloom kaasas, siis käid lemmikloomaga rohkem ringi, kui lemmiklooma ei ole, võib-olla pereliikmed võtad kaasa, kõnnite, räägite maailma asjadest, või kui oled üksinda, kuulad uudiseid näiteks. Ja siis, kui on juba selline vundament loodud, siis võid minna saali, aga spordisaali koha pealt ka on hea, kui sul on ikkagi keegi seal läheduses, kes sind juhendab, et päris tihti on nii, et mõni sinu tuttav, kes on valmis sind juhendama, vajab ise teinekord juhendajat, et tore oleks, kui sellel juhendajal oleks ikkagi selline kogemusi rohkem, et ei ole lihtsalt asja armastaja, vaid ta on juba selline treeneri ülesannetes inimene või inimene, kellel on siis tõesti praktikat ja kogemusi aastaid. Et step by step ja küll me saame hakkama, küll see vorm tuleb, ära muretse.